tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tark arst taskus ja saad tükike mõlemast. Tere taas vaatama ja kuulama Lääne-Tallinna Keskhaigla saadet Tark arst taskus. Tänases saates räägime suu tervisest, aga mitte ainult hambaharjadest ja hambapesust, vaid ennetusest laiemalt ning sellestki, miks me kipume Eestis olema sellised, kes jõuavad hambaarsti juurde alles siis, kui valu juba hambas puurib. Ja juttu tuleb ka laiemast tervise teadlikkusest ning sellest, kas tõesti peab olema nii, et suur osa meie inimesi siiamaani vanemas eas oma hammastest ilma jääb. Saates on meil külas Lääne-Tallinna Keskhaigla hambaravikliiniku juhataja doktor Krista Vapper, tere! Tere! No alustame siis sellest, et kas tänapäeval oleme juba nii teadlikud, et tegelikult meil ei peakski enam üldse hambaauke tekkima? No sellele vastus on jah, eks, et kui me seda teame, kuidas vältida hambaauke, siis jah, hambaauke suus ei ole vaja. See ei ole mingi kohustuslik osa meie elust. No erinevatel põlvkondadel on see hamba tervisest arusaamine kindlasti nagu siiamaani nagu natuke erinev, et milline see vanusegrupp nagu teie silmis on praegu selline, kes vajaks nagu kõige rohkem sellist, ma ei tea, silmade avamist? No seda on natuke raske määratleda, sest aastal 2019 tehti meil viimane teadusuuring Eestis, kus siis tuli välja näiteks selline kurioosne fakt, et juba 45-aastased inimesed Eestis vajaksid proteesi kompensatsiooni Tervisekassalt. Et täna on see piir, eks ole, 65 peal ja sealt tuli välja, et tegelikult juba nii noored inimesed, ehk siis tegelikult ligemale 10 aastat tagasi ikkagi 40-aastane inimene kaotas juba meil hambaid, mis on väga, väga kurb lugu. Ja siis, kui ma mõtlen nüüd selle peale, et kui me räägime vanematest inimestest generatsioonist 70+, siis seal on tõesti see kultuuriline erinevus selles osas, et kuidas suuhügieen välja näeb ja mis see endaga, mida see endast üldse tähendab väga-väga laia spektriga. Et on neid, kes on väga teadlikud ja tänapäevased ja on päris palju neid, kes on ikkagi kasvanud teadmises, et hambaid pestakse siis, kui külalised tulevad, siis, kui saunas käiakse. Ahah! Jah. Miks siis ei ole see ennetus praegu kõikide inimeste jaoks nagu atraktiivne valik, et iseenesest on ju nii, et hambaravi on kallis, hambaauk on valus, et võiks ju anda nagu endast rohkem, et selle kummagi valdkonnaga väga palju kokku ei puutukski. Ja sellele küsimusele on ka kohutavalt raske vastata. Sellepärast, et kui niimoodi loogiliselt ja ratsionaalselt mõelda, siis tõepoolest, kuidas see võimalik on, eks ole, et meil on kõik teadmised olemas. Põhimõtteliselt selleks tuleb siis täita neid väikseid korraldusi, pühendada oma elust 4 minutit päevas selleks, et pesta hommikul ja õhtul hambaid, hoida toidukordade vahel pause ja hästi suur osa on ikkagi ka selles, et võiks korra 3 aasta tagant vähemalt käia ennast hambaarsti juures näitamas. See on siis sellisel juhul, kui suutervis on korras. Nii, et need on üsna lihtsalt, ratsionaalselt võetavad lihtsad asjad, mida teha, aga seal on juures see kuldne reegel, mida psühholoogid armastavad öelda, et inimene ei ole ju ratsionaalne üldiselt. Et tavaliselt me ikkagi kohtame seda, et inimene interpreteerib või tunnetab neid asju erinevalt. Tema jaoks on olnud tähtsad tema vanemad, kuidas teda on õpetatud, kasvatatud, sealt tuleb see sama, et me pesime hambad ainult siis, kui saunas käisime või nii edasi. Et sellised müüdid käivad ka, eks ole, meiega kaasas, mis siis väldivad näiteks hambapesu, et minu vanaisa ei pesnud kunagi hambaid ja see on see müüt, mis ma räägin. Ja siis ta suri nii, et tal olid kõik omad hambad suus, eks ole. Selliseid müüte me kõik kuuleme ja siis need võimenduvad teatud tekstidega teatud ringkonnas ja inimesed ei saa oma neid teadmisi nagu allikatest, mis on teaduspõhised, vaid saavad tihti suvalistest allikatest, siis mingisugustest nii-öelda ise hakanud ekspertidelt
ja kõige kurvem meie puhul ongi vast see, et Eesti inimene, umbes 65% Eesti inimestest siiski regulaarselt külastab hambaarsti, aga nüüd ülejäänud 35 ei saa mingisugust adekvaatset infot, ma kardan. Mõni ei lähe siis ka hambaarsti juurde, kui ikkagi juba põletik sees on? Ja ikka, sest üldiselt inimene on ise paranev organism. Et kui kaua kannatab, siis läheb üle ka mõningal juhul. Siis tuleb hammas välja ja lõualuu taandub ja elu läheb edasi. Elu läheb edasi. Aga ilma hammasteta. Jah, just täpselt nii. No päris muidugi nii lihtsalt see alati ei lähe, sest et teadupärast hammaste tervis on ju meie üldtervisega ka päris seotud. Absoluutselt, ja väga-väga palju ja vast ongi see, et viimase 20 aasta jooksul on hästi palju tulnud juurde neid teadmisi, mis viivadki meid sinna, kui palju see seos on, kui tugev see seos on ja kuidas see täpsemalt on, et näiteks hästi palju on teadmisi juba diabeediga seotult, et kui nüüd inimesel on vaja glükoosi taset veres kontrollida, siis ta ju ei, kui tal on paralleelselt ka igemeprobleemid, siis kui ta tegeleb ainult ühe kontrolliga ehk hoiab oma glükoositaset, jälgib seda, aga ei tegele igemeprobleemiga, siis seda glükoositaset on palju raskem kontrollida. Aga kui ta lisaks siia ka korraliku suuhügeeni ja hambaarsti külastused, siis oleks ka tema diabeediravi palju parem. Ma arvan, et see on küll üks asi, mille kohta inimesed väga palju ei tea. Et on küll üldisemas plaanis nagu räägitud, et kui sul on pidev hammastes askeldav põletik, et siis on see sinu südametervisele halb, eks ole. Aga kuidas ta nagu seda diabeedi osas nagu mõjutab, et kas see on nagu samamoodi, et see põletiku näitaja hakkab kuidagi organismi mõjutama? No laias laastus see, millega seal seoseid luuakse, on ikkagi see sama põletik, mis meil siis, nagu ma siin toon välja selle hambamudeli, kus on ilusti näha meil see ige. Ja põletik üldiselt esmaselt tekibki siia igeme sisse. Ja nüüd, kui see ige on siin kenasti hamba ümber ja see põletik on siin varjus, siis vahest ongi see, et põletik on tükk aega siin olnud nii, et mitte keegi seda ei märka. Ei inimene ise, ei hambaarst ega keegi, aga näiteks glükoosi regulatsioon on juba paigast ära, eks ole. Ja siis ongi see, et selline varjatud igeme põletik, mis võib inimesel siis nagu lahvanduda suureks põletikuks, võib kujuneda 10-20 aasta jooksul välja. Ja nüüd, kui siis sellele lisandub siis äge diabeedidiagnoos ka veel, siis me olemegi probleemi ees, et nokki nii saba lahti, et kui me ühte lahendame siis, ja teist ei lahenda, siis ei jõuagi kuhugi. Et krooniline põletik jääb osaliselt ravimata. Ja me hambaarstidena armastame seda illustreerida nii, et kui me võtame selle sama hamba nüüd uuesti, kujutame mõttes ette, et siin on põletikuline ige ümber ühe hamba ja neid hambaid on suus siis loodame, et peaaegu 30, eks umbes. Siis võttes selle siis lahti ja pannes need tükid oma vahel kokku, siis me saame umbes peopesa suuruse haavandi. Ja kui te näeksite seda peopesa suurust haavandit endal, siis te tormaksite kohe sellega arsti juurde. Aga te kahjuks ei näe seda siin hamba ümber. Sest ta on lihtsalt seal hamba ja igeme vahel ja ta ei paista välja. Ja ei paista välja. Ja ta mürgitab siis kogu aeg tervet organismi. See on põletik, eks. Ja. Ma ütlen veel kord, kui see põletik oleks kas või sentimeetri suurune teil siin käe peal, te kohe tegeleksite sellega. Läheksite arsti juurde, ka Tervisekassa annaks teile selle raviks raha. Aga see, mis seal hamba ümber on, seda me ei näe, tihti ka ei tunne ja siis me sellega ei tegele õigel ajal. Kui ma nüüd natukene mõtlen, et kas Tervisekassa annab selle põletikuga tegelemiseks ainult siis raha, kui ta läheb väga-väga suureks ja sa lähed erakorralisse. Just, jah. Ja mõnel inimesel ei jäägi muud üle, kui see hetk ära oodata, kuna ta ei ole varem investeerinud oma hammaste tervisesse. Nii on. Päris karm lugu. Päris karm lugu, jah. Jaa. Aga miks see inimloom on siis selline, et ta ei lähe arsti juurde enne, kui suur häda käes on? See on see küsimus, $1 miljoni küsimus nii-öelda, et me näeme seda pidevalt oma selle hambaarsti karjääri juures. Ma olen korduvalt olnud sellises kriisisituatsioonis mõeldes, et kaua ma jaksan, et ma räägin, eks sellele inimesele, mida ta peab tegema, ta noogutab, aga ta ei tee, eks, sest need ohjad ei ole ainult hambaarstide käes, et see laiem
ühiskondlik toetus, mis peaks tulema läbi selle, et meil on tervise, käitumise, sellised riiklikud sekkumised, eks, mida meil täna ei ole, noh näiteks nagu see, et mis hästi palju tegelikult parandas olukorda meil oli see, et kui meil tekkis eriarstidel, kes tegelevad endoproteesimisega ehk siis kunstliigestega, kui neil tekkis kohustus kontrollida inimese suu tervist selles osas, et kui on põletikulised hambad suus, siis seda patsienti operatsioonile ei lubata. See tekitas väga suure nagu reaktsiooni selles osas, et inimestel tekkis huvi, et tõepoolest, eks, et nüüd on vaja sellega tegeleda. Noh, samamoodi peaks sekkuma näiteks töötervishoiuarst. Et töötervishoiuarsti juurde me peame suures osas minema oma selle tööelu jooksul päris mitu korda. Ja kui seal tekiks küsimus, kas või näiteks see, et kas te puhastate oma hambavahesid regulaarselt. See küsimus sellises kontekstis töötervishoiuarstilt oleks väga informatiivne, sest see paneks inimesi mõtlema, miks selline küsimus üldse küsitakse. Aga see on tohutult oluline küsimus just selle sama suuhügieeni koha pealt, et kas inimene seda teeb või ei tee. Kui ta hambavahesid regulaarselt ei puhasta, siis see tegelikult teeb seda suuhügieeni ju poolikult. Mulle tundub, et meil on terved põlvkonnad, kes üleüldse ei teagi, et on oluline hambavahede puhastamine. Ma mäletan, kui mina olin laps, siis mina ainult pesin hambaid, hambaniidist polnud kuulnudki. Ja siis mõned vanemad inimesed kasutasid hambatikke, mis tundusid mulle täiesti arusaamatud asjad, sest minu hambad on nii tihedalt koos, et ükski tikk sinna vahele ei lähe. Just, ja. Ja no see, enne ma kasutasin ka sõna selline kultuuriline, no kuidas see on siis nagu õige, võib-olla kultuurikatkestus on meil toimunud kunagisest sellest ajast, kui meil hakkas nii-öelda nõukogude võim tegutsema, millega seoses kõik need teadmised, mis hakkasid arenema lääne kultuuriruumis, meieni ju ei jõudnud, me olime natuke suletud selles osas. Ja siis mingi hetk tekkis arusaam, et issand küll välismaa inimestel on ilusad hambad. Ja, eks ole, ja. Et kuulsime neid jutte, kui käidi Rootsis ja Soomes ja kuskil sugulastel külas Kanadas või kus iganes, eks. Et vanematel inimestel on ka nii ilusad hambad. Täpselt. Et selline asi meil kahjuks jah tõesti on olnud ja täna kuuleb ka ikkagi 50-60 pluss patsientide suust seda, et noh, meil ei olnud ju vahendeid. Noh, mis on ka õige, kõik on õige, et ei olnudki ju neid õigeid vahendeid, millega nende hammaste eest hoolitseda. Aga minu arust keskenduda täna nagu sellele on võib-olla vale, et me peaksimegi rohkem proovima mõelda nii, et kuidas me jõuaksime laiemalt inimesteni, et seda teavet nagu anda. Ja seal, noh, siin ma just pöörangi tagasi jälle selle, et erinevad spetsialistid võiksid nagu olla selles ühiskonna sekkumises kaasatud. Et kui me ainult hambaarstidena seda teeme, siis inimestel kuidagi kapseldub see sellele, et me üritame neile peale suruda midagi, mis on meile kasulik. No see paratamatult tekib ju nii, eks ole, et mingi klikk või tsunft kuidagi saab sellest kasu, et nad teevad seda teist või kolmandat. Ja sealt nagu tuleb hästi palju sellist vastuseisu tihti või kuidagi, et noh, et see on mingi hambaarstide asi ja nii edasi, et noh, nagu vahest me kohtame sellist mõtlema. See on huvitav olukord, et inimestele meeldib nagu sarjata, et küll see hambaravi on ikka kallis, no küll see hambaarsti juures käimine on ikka kallis. Teisest küljest, võib-olla kui siin tuleks lapsena õpetatud õigesti hammaste eest hoolitsema või kui sa ise õpetad oma lapsi ka õigesti hammaste eest hoolitsema, siis hambaarsti juures käimine ei pruugi olla kallis, sest pisikese augu parandamine iseenesest ei ole väga suur summa. Et siis me jõuame niimoodi võib-olla selleni, et kallis on alles siis, kui ortodondi juurde on vaja minna. No jaa, see on natuke nii ja naa, sellepärast, et no tegelikult nagu me alguses alustasime juttu sellest, et kas hambaauku on üldse nagu, kas peab olema hambauk, eks ole. Et ei pea ju olema, aga kuidas seda saavutada, seal on nüüd natukene nii, et võib-olla ainult sellest, kui inimene ise kodus teeb asju, ei piisa alati. Sest et, no eriti just see, et mis hetkel see sekkumine toimub. Et kui ta on lasknud mingil hetkel oma mikroobid, kes siis talle neid hambauke teevad, nii-öelda käest ära ja tasakaalu paigast ära, siis see tasakaalu paika nihutamine võtab ikka aega. Ja see ei pruugi juhtuda ainult sellega, et ma teen neid koduseid asju õigesti ja toitun õigesti. Toitumist ei tohi ka ära unustada. Toitumine on ka hästi oluline siin selles komponendis. Ja
ja see hambaarsti juures käimine nõnda nimetatud professionaalsetel puhastustel. Kas hambaarsti või siis teatavasti on ka olemas suuhügienistid, kes nende protseduuridega tegelevad. Et see järjepidev käimine teatud perioodil tagab selle, et me saame selle tasakaalu mikroobidest tagasi ja vot siis võib tekkida jälle olukord, kus on mingi periood, kus me peame suhteliselt harva käima hambaarsti vastuvõtul, kui me teeme neid asju, mis meil on õpetatud õigesti ja järjepidevalt. Aga on see nii, et mõnel inimesel on hambad kuidagi tervemad kui teisel, et mõni on nagu kogu aeg hädas, et tal tuleb hambakivi ja tal tuleb hambaauk ja teisel ei juhtu nagu mitte midagi, kaariast ei ole ka kuskilt otsast näha? No alustame ikkagi sellest, et ikkagi midagi teeb see inimene, kellel kõik on hästi ka õigesti. Et siin ongi valikus on ikkagi see, et kuidas ma olen, millised mikroobid ma olen endale suhu kasvada lasknud. Ja see, millised nad sinna suhu kasvavad, see sõltub siis minu nendest keskkonnatingimustest, kus ma olen ja minu elustiilist ja see juurde käib siis toitumine ka hästi palju. Ja see, ja siis on ju veel see kategooria inimesi, kes väidab, et aga ma teen ju kõik asju õigesti, aga mu kõik õhtuvad need asjad. Sest seal on kahjuks tihti see probleem, et see nii-öelda kõiki asju õigesti tegemine ongi mingite teadmiste alusel, mis ei vasta tegelikult vajadusele, mis tal oleks. Ehk siis hästi tihti kohtab sellist olukorda, et inimene tuleb esmakordselt näiteks minu hambaravitooli ja ma ei ole teda, ta on ütleme näiteks 30, 40 või isegi vanem, pigem just nende vanemate hulgas kohtub seda tihemini. Ja ta siis, ta on kogu aeg hambaid pesnud. See on tema nagu jutt, eks. Ta on alati hambaid pesnud 2 korda päevas, kõik on korras. Ja kui mina siis hakkan vaatama, et mismoodi tal see suu ja hammaste keskkond seal suus siis välja näeb, siis tegelikult tuleb välja, et tal on suus palju piirkondi, mis ei ole kunagi hambaarja näinud. Ehk lihtsalt... et inimene lihtsalt ei tea, kuidas hambaid pesta. Täpselt. See, et kui inimesele ei ole kunagi õpetatud, kuidas tema suus hambaarjaga ringi tuleb käia, täpselt temale kõige paremini, siis ei aita ühestki kallist vahendist, ühestki kallist asjast, mis ostab nagu järjest kallimaid asju, et paremat tulemust saavutada. Mitte midagi ei muutu senikaua, kui ta ei õpi ära seda õiget liigutust, mida ta suus tegema peab. Aga mismoodi siis valesti pestakse? Mis see põhiline eksimus on? No hästi sage eksimus on see, et välditakse igeme piirkonda. Et hästi tüüpiline lause on, et ma ei saa seda iget sealt puudutades, sealt hakkab veritsema. Nii. Ja nüüd ongi siis see sama, millest me enne rääkisime, et kui siia lasta siis mikroobidel kasvada siia vahele nii, et siit kunagi neid hambaarjaga ära ei pesta sellest kohast siin igeme ja hamba vahel, siis tõepoolest siia see põletik tekib ja põletiku esmane tunnus on see, et see ige hakkab hästi kergesti veritsema. Harjasega puudutad siit pealt juba veritseb. Siis inimene ehmatab kohe ära, ütleb, et ei, sealt nüüd puutuda ei tohi ja kõige hullem veel, et mis võiks just juhtuda on see, et ma lähen sinna veel mingi harjaga hamba vahet puhastama. Siis ta läheb ju väga veriseks, ikka korralikult veriseks. Ja siis see ehmatab inimese nagu täitsa ära. Aga kahjuks ongi täpselt niimoodi, et kui see on nüüd see olukord on sinna tekkinud, siis ainus lahendus on veel parem puhastamine. Aga pigem tehakse siis vastupidi, eks ole, et jäetakse veel rohkem puhastamata ja siis see probleem kuhjub. Kas kaarias on pigem elustiili haigus? Jaa, kindlasti. Milline see elustiil siis on, kui see kaarias tekib? No see on see meie tänapäevane elu, kus kõik taandub söömisele, eks. Et me ju kogu aeg sööme. Kui me niimoodi vaatame oma elu ja proovime selle kirja panna, siis me avastame, et suur osa meie elust, meil suu käib mitte nii palju rääkimiseks, kuivõrd söömiseks. Toit on liiga maitsev tänapäeval. Jaa, toit. Ja liiga käepärane. Liiga kättesaadav. Liiga kättesaadav. Ma ei pea silmas siin hinda. Et ma pean seda silmas, et meil on igal pool, stimuleerime ennast toiduga. Alates lapsepõlvest, et täiesti arusaamatu on minu jaoks, miks peaks olema koolides puhvetid. Et milleks? Et koolides on lõunasöök. Lisaks see, et meil on lastel pidevalt tohutult energiat nõudvad treeningud ja asjad, eks. Kõik nad kogu aeg käivad ringi näkside asjadega. Meil on selline toidu üleküllus, et see on lihtsalt meeletu.
Ja hambal ei tekigi seda võimalust või suu sellel keskkonnal, et vahepeal puhata sellest bakteritega võitlemisest. Ja, et lisaks toidule siis joogid ka, eks ole, et kõik see, mis meil tuleb kaunitest, ilusatest siltidega pudelitest, joogid suhkrutega, kõiksuguse erineva nimetusega suhkrutega, need sinna lisaks ja noh, just nagu ma siin alguses ütlesin, et tegelikult see 3 tundi pausi söömise vahel on just selle jaoks, et ta on keskmiselt see aeg, millal meie sülg saab happest tekkinud kahjustused hambapinna peal parandada. Kui me seda 3 tundi ei anna, siis me lepime sellega, et meie hambaemail laguneb. No mõned inimesed ütlevad, et nad lihtsalt ei suuda pesta 2 korda päevas hambaid, et nad oleks valmis selleks, et nad pesevad kas hommikuti või kas õhtuti. No kas on vahet, kas hommikul või õhtul, et kas on üks valik nagu tervisele parem kui teine? No alustame kõigepealt sellest, et Tervise Arengu Instituudist uuringutest on selgunud, et meil on lausa 3% inimesi, kes ei pese üldse hambaid. Ei hommikul ega õhtul. Seda on päris palju. Ja seda on väga palju, jah. Ma olin ka üllatanud. Kui see 3% hakkaks pesema kas hommikul või õhtul, et tee pool rehkendust ja tervet ei saa. No siis sellisel juhul ma soovitan õhtul. Ja see on teine probleem, et tegelikult jällegi, kui sa hakkad niimoodi küsima, siis tuleb välja, et enamus inimesi eelistab seda hommikut. Et seda hommikust pesu ikka tehakse, aga võt see õhtune, see läheb nagu ära. No ja uni läheb ju ära, kui pasta maitse suus. No mis iganes põhjusel ja, et mis need põhjused on, aga see õhtune pesu on 2 aspektis nagu olulisem, et näiteks esiteks siis sellepärast, et magamise ajal meil sülge eritab vähem ja lihtsalt see sülje kaitsevõime on oluliselt väiksem. Ja kui me jätame selle happerünnaku siis sinna suhu, siis see ei ole nagu nii efektiivselt lahendatud. Aga põhiline on ikkagi see, et kuidas ma ütlen, et see öine paast nii-öelda, et mida pikemalt me suudame hoida selle, et me teeme selle hambapinnad puhtaks, hambapinnad, eks hambal on 5 pinda, kõik pinnad puhtaks õhtul, alustame siis hambavahedest, siis peseme hambaid harja ja pastaga ja selle pastaga me peseme neid hambaid 2 minutit, sellepärast, et see on aeg, millal pastas olevad kasulikud ained saaksid hamba pinnasse sisse minna. Ja siis sellele järgneks selline kerge suuloputus, et me liigselt ei loputa, sest muidu me lahjendame selle pasta mõju ju kohe ära. Ja kui nüüd järgneb siis selline paast hommikusöögini välja, siis see on juba väga hea nii-öelda hammaste parandamise protsess. See sama meie sülg, mis siis suus küll öösel on vähenenud kujul, aga ta on siiski olemas ja ta saab sinna hambapinna peale mõjuda. Kas hambad on mingil määral ise paranevad? No selles mõttes see esmane kahjustus, mis sinna happerünnakust tekib, selle on sülg võimeline oma mehhanismidega ära parandama, jah. Aga see peab olema väga mikroskoopiline ja selleks peab olema see aeg. See puhastuse või paastu aeg nii-öelda. Kui hambaid peab pesema 2 minutit ja kõik teavad seda, et hambaid peab pesema 2 minutit, aga inimesed pesevad hambaid ju kas selle tavalise hambaharjaga või elektrilise hambaharjaga. Elektriline hambahari jõuab selle 2 minutiga ju palju rohkem tööd ära teha. Aga ometi ei pese sa sellega 1 minut. Et see on just selle ajafaktori puhul, et see pasta ja sülg jõuaksid selle oma tööd teha. Ja. Kummaga te ise pesete? Mina pesen tegelikult vahelduvalt, ütleme nii, et enamasti ma pesen tavalise käsiharjaga, aga aeg-ajalt mul on paralleelselt kasutuses ka elektriline hambahari. Mul on vastupidi, ma pesen muidu elektrilisega, aga siis kui lähen näiteks reisile, siis ma ei viitsi elektrilist kaasa võtta. Jah, et ei ole nagu põhjust, eks. Ja mis on ka hästi oluline teada, et kui teid ei ole õpetatud elektrilise hambaharjaga pesema, siis tihti inimesed teevad seda ka valesti. Seal on 2 või õigemini 1 hästi oluline asi, ma kohe näitan siin igaks juhuks ära, et mis ma räägin, on see, et kui elektriline hambahari töötab, siis teatavasti tal käib see pea ringi. Nii. Ja kuna tal käib pea ringi, ehk siis ta töötab koha peal, siis on oluline see, et seda hoitakse hamba peal paigal. Inimesed nühivad elektrilisega samamoodi. Just, jaa. Ja seda viga nagu hästi tihti tehakse, ehk siis teisisõnu see efektiivsus kaob jälle ära. Et tegelikult täiesti mõttetu. Kui ma hakkan teda siin peal nühkima, siis ma ei saa sellest mingit paremat efektiivsust kui tavalise käsiharjaga. Ma arvan, et päris paljud ei tea seda. Jaa, ma arvan ka, et seda päris paljud ei tea.
Ja seda ka ikkagi, et alustama peab hambavahedest, et noh, eriti õhtusel pesul, eks ole, et kui see õhtune pesu siis on aega, et siis ikkagi hambavahe enne ja siis me peseme. Ja nüüd, kui ma teen seda käsiharjaga, siis noh, mul on siin siuke huvitav käsiharin, et sellist ma ei ole näinudki. Jah, see on siuke 3-mõõtmeline, eks ole, teeb korraga rohkem. Et siis ka ikkagi oluline see, et ma nühiks nagu kõik pinnad, et ma ei unustaks ära seda, et siin seespool on ka see seespoolne ala siin keele juures on enamasti kõikidel pesemata, sest sinna on ebamugav minna, siin tekib okserefleks ja igasugused muud hädad on ju, et selle jaoks siis ongi pigem nagu, noh, miks mina pesen käsiharjaga ongi see, et minu jaoks see pea on liiga suur. Et selleks, et ma pääseks siia taha, mul peab olema väike pisikese peaga hambari ja siis sellega ma saan need tagumised pinnad puhtaks. Ja noh, selles mõttes efektiivsuses, kui ma tean, mida ma seal suus teen ja jälgin ka aega, tegelikult see aja jälgimine on päris keeruline. Et see on ainus põhjus, miks ma, noh, vahest ma panen selle elektrise hambaharja tööle, et siis see määrab mulle aega, enne kui kontrollin. Et seda 2 minutit täis, nii-öelda aega täis teha on päris keeruline. Kas need riiklikud ennetusprogrammid on kuidagi nagu teadlikkust tõstnud ka inimestel, et noh, räägitakse suukoolist ja lastele kõiksugu toredate programmidega õpetatakse, et kuidas peaks hambaid pesema ja kui tähtis see on ja kas te näete, et sellel on tulemust? Ma tahaks väga loota ja mul on tunne, et see, mis nüüd on viimased paar aastat toimunud, see nii-öelda lasteaia projekt, kus siis lastel pestakse kord päevas lasteaias hambad puhtaks. See võiks olla kõige suurema tulemusega. Seda on näidanud ka Šotimaa nagu eeskuju, kust see projekt nagu pärit on. Aga kõik muud on natuke selline, et no, mis puutub just lastesse, et see ennetustegevus on meil hästi palju olnud suunatud ainult laste peale, et täiskasvanute peale praktiliselt ei olegi. Siis laste puhul on hästi oluline see, et me ei unustaks ära, et laste suutervise eest vastutavad lapsevanemad. Mis sealt, noh, ükskõik, isegi kui president ütleb, et lapsevanematel ei tohi kohustusi peale panna liigselt, siis siin mina jään eriarvamusele, et ainus, kes saab lapse suutervise eest hoolitseda, on tema vanem. Tema teeb valikud toidu osas, tema õpetab last ja lisaks on see, et tegelikult lapse hambaid peaks täiskasvanu pesema. Noh, ma nüüd šokeerin teid, aga noh, võib-olla isegi 13-14 aastasel tuleks veel üle pesta. Vähemalt korra päevas. See, ma arvan, on üllatus paljudele, sest et tihtipeale mõeldakse, et kui laps läheb kooli, siis ta saab selle kõigega ise hakkama juba sedasi 6-7 aastaselt. Ei saa. Ja eriti hull on ju kujutate ette, kui need breketid suus on, eks ole. Et siis on asi nagu päris keeruline, et selles mõttes see on periood, kus tuleb väga tihti käia ja lasta lihtsalt neid puhastada. Õnneks praegu Tervisekassa meil lubab seda teha. 4 korda aastas saab teha lapsele Tervisekassa kulul korralikku puhastust ja see on väga vajalik. Mida veel Tervisekassa korvab, mille kohta inimestel ei pruugi olla seda infot, et näiteks mina ei teadnud, et 4 korda aastas võib lasta oma lapsel professionaalselt hambad ära puhastada? Ja siin on hästi palju, ma isegi olen kohanud viimase paari aasta jooksul ühte noort inimest, kellel on ka lapsed, kes ei teadnud üldse, et lastel on hambaravi Eestis Tervisekassa kulul. Et alustame sellest, et ma ei ole päris kindel, et kõik Eestis elavad noored täiskasvanud teavad, sest et võib-olla endal ei olnud kogemust, eks ole, ei olnud vajadust, pole kaua käinud ja siis nüüd on omal lapsed või need täiskasvanud, kes on tulnud kuskilt mujalt, eks. Et selles mõttes selline asi juba ka, et meil on see võimalus kuni 19. eluaastani. Siis kindlasti vastukaaluks jälle need vanemad, kes arvutavad välja, millal mu laps saab täisealiseks, et enne seda me peame nagu kõik hammastega seonduva ära tegema. See on ka väga halb trend ja see on mitte ainult lapsevanemad, vaid lapsed ise ka. Et keskkooli vanuses nad on ju suht iseseisvad, eks. Ja siis öeldakse üle õla, et mine käi, aga ega ta ju ei käi. Ja siis ta tuleb seal vahetult enne, kui ta saab 19 ja mis sa siis teed? Et ütleme nii, et me saame natuke Tervisekassa poolt seda pikendust, kui on väga keeruline olukord, sest teatavasti hambaarstidel ka ei pruugi olla nii, et kui sa täna tuled, siis sa üle oma uue aja ei saa ju. Et võib olla ka 6 aega vahet, kus sa järgmise aja saad ja vahepeal saad juba 19 täis. Et seal natuke tullakse vastu
Siis on kaitseväes on hambaravi, mis ka pikendab seda võimalust, et saab lasta oma hambad ikka veel korda teha. Aga no siis järgmine kurb olukord on ikkagi need noored täiskasvanud, kes siis kaavad ära vaateväljast, sest neil tekib ju tasuline teenus ja isegi seda nii-öelda profülaktilist visiiti lükatakse asjatult edasi, just täpselt siin me jõuame nüüd selleni, et kui nagu ise märgatakse probleemi ja see on nagu väga hilja. Et eriti kurb on see, et kui siis ilusti on hoitud suu korras kuni 19. eluaastani ja siis tuleb pikk paus, ütleme 5-6 aastat ei ilmuta hambaarsti vastuvõtule ja siis tullakse ja avastatakse, et nüüd on olukord täiesti käest ära, sest teatavasti meil on populaarsed mokatubakad, meil on populaarne tarbida energiajooke, meil on veipimiskultuuri ja nii edasi ja see kõik on noorte päralt ja see kõik avaldab suutervisele mõju. Kas tundub niiviisi, et alates sellest ajast, kui see hambaravi on nii kallis, on mõnes mõttes nagu see ennetus läinud nagu hoolsamaks? Kahjuks mina ei saa seda niimoodi öelda, sest et muidugi nendel patsientidel, kes on nii-öelda regulaarsed, näiteks minu patsiendid, keda ma regulaarselt olen siin aastat 20 juba nõustanud ja õpetanud, seal muidugi. Et seal nad võivadki juba öelda, et nad tegelikult nii-öelda panevad oma raha ainult selle profülaktilise visiidi jaoks. Aga üldiselt seda kindlasti öelda ei saa ja seal on üks suur põhjus on see, et kui meil 2017 aastal toimus üleminek selle hambaravi hüvitise peale, mis teatavasti siis täiskasvanutel hüvitab seal erinevalt ühel juhul 60 eurot aastas ja teisel juhul 105 eurot aastas, siis me hästi palju võitlesime selle nimel, et meil hakkaks see hüvitis toetaks just profülaktikat. Aga kahjuks see nii ei läinud ja kuna Tervisekassa ja ühtlasi siis ka Eesti poliitikud ostavad Tervisekassalt täidiseid, siis neid täidiseid nad ka saavad. Ehk siis me ravime ainult hambauke ja ootame käed rüppes, millel järgmine tuleb. Kas olete märganud seda ka, et nüüd kui tööandjad on hakanud oma töötajatele pakkuma sellist tervisekindlustust, mis hõlmab nagu teatud summa eest ka hambaravi, et kas inimeste hambad hakkavad olema natuke paremas seisus? No meil ei ole selliseid uuringuid ju ette näha või ette näidata, et muidugi seda ma märkan. Aga inimesed hakkavad tšekke küsima? Ja, seda ikka ja, et tšekke küsitakse, aga nüüd on jälle see küsimus, et mida me motiveerime, et me motiveerime ju ravimisteks. Ehk siis jällegi, me ei anna seda sõnumit, et ära oota seda, millal sul auk on keelega tundeks. Et sa tegelikult selleks, et seda raha kokku hoida, sa peaksid käima siis, kui sul on kõik korras. Ja seal on nüüd ka hambaarstide poolt, et meil ei ole võib-olla väga populaarne ka selline asi, et me annaks nagu inimesele riskianalüüsi ja ütleks, et mis ajavahemikul ta nagu peaks kindlasti tulema, et see ikkagi natuke sõltub. Ja eriti on seda näha laste puhul, kus siis täna meil on pakutud Tervisekassal mitmed võimalused, et laiendada siis seda kättesaadavust, et põhiline siis hambabusside näoleks, mis sõidavad siis mööda Eestit ringi aga kahjuks nad sõidavad ringi ka nendes piirkondades, kus hambaravi on väga hästi kättesaadav. Ja tulemuseks on võib-olla see, et mõned lapsed, kes siis elavad kaugemal Eestis, ei saa kordagi hambaarsti juurde ja see laps, kes elab siin Tallinna lähedal, käib seal 6-7 korda aastas lausa. Vast see on nüüd üle pakutud, aga 4 korda kindlasti. See on täiesti ebavajalik. Lastest oleme nüüd rääkinud ja tööealistest inimestest ka, et läheme korra eakamate inimeste juurde tagasi, et mis nagu nende puhul nagu teie silmis see kõige suurem murekoht praegu on? No kõigepealt ikkagi see suhtumise küsimus, et seal vanusegrupis on hästi palju seda, et mul ei ole midagi viga, mul ei ole vaja minna. Seal muidugi natukene see hüvitis 105 eurot aastas, seda natuke olukorda parandab ja endiselt ja parandas ka lihtsalt see, et siis inimestel on see soov, et mul on ju seal raha, et ma pean selle ära kulutama. Et siis ma ikka tulen.
ja õnneks see natuke motiveerib, aga selles eakamas vanuserühmas on kahjuks seda suhtumist, et kuni mul ei ole probleemi, mida ma ise tunnen, mul ei ole vaja minna. Ja see on nagu väga, väga halb. No meil on niiviisi ka, et eakatel on, kas ei ole hambaid, kas nad on katki või on proteesid. Et kas, kui ei ole olnud nagu elu jooksul sellist harjumust, et hammaste ja suu tervise eest nagu hoolitseda, et kas siis läheb ka proteesidega tihti peale kehvasti, need ju ka vajavad hoolitsemist. Ja ikka. Et kahjuks et nagu ma armastan ka oma patsientidele öelda, et kui te oma hambad suust ju kaotasite, siis kuidas mina saan midagi nüüd siin paremaks teha, et ikkagi nagu teie olete see, kes peab asja muutma, et kui te tahate, et olukord läheks paremaks. Ja see, et proteese tuleb pesta, see tuleb paljudel üllatusena, et ongi nagu nii. Ja muidugi siin ei saa nagu ainult seda konkreetset inimest süüdistada ma üldse ei taha, aga lihtsalt, et öelda, et tema midagi valesti on teinud, et kui talle ka hambaarsti juures pole selgeks tehtud, et kuidas selle proteesi eest hoolitseda, mida ma tihti muidugi ei usu, et ei ole, vaid lihtsalt inimesel läheb see kõrvust mööda. Tal on nagu arstivisiit on ikkagi selline natuke ärevust, just, eks siis mingid uued proteesid, ebamugav, kõik on nagu halvasti ja siis see arst räägib sellest proteesi pesust ja siis see kõik läheb nagu ühest kõrvast sisse ja teisest välja, täiesti usun. Aga jällegi, see võiks olla nagu laiemalt teada, eks, et meil on ju igasugused võimalused teavitada apteekides, teavitada perearsti juures, panna välja pilte, silte, nii edasi. Et see tervise teadlikkuse tõstmise võimalused me oleme väga suuresti jätnud nagu kasutamata. Ja mis veel, mida näiteks mina ise olen näinud väga palju hooldekodudes, kus ma tegin seda projekti, et me käisime mööda hooldekodusid ja pakkusime võimalust hooldajatel saada siis infot, kuidas hoolitseda selle hooldekodu elanike suu tervise eest. Siis see on nagu väga nukker koht. See ei ole mingi Eesti eripära, see on igal pool päris keeruline teema ja aga kas või see, et omaksed ei tunne nagu huvi, et miks ei tehta või kas tehakse, et noorem põlvkond juba küsib, et kui läheb ikka vanaema vaatama ja vähest me oleme ikkagi näinud seda, et nooremad ütlevad, et aga miks proteesid pesemata on, eks. Et see ei ole ju ainult hügieeni teema, et seal on ka konkreetsed riskid, et kui lama ajal haigel on suus ikkagi suur kogus mikroobe, siis kopsupõletik võib ka sellest tekkida. Mitte sellest, et aken lahti jäeti, vaid pigem sellest, et hambad on pesemata. Ja kuidas on sellise olukorraga, mis minu arvates võib tekkida üpris kergesti, et kui inimene ei ole käinud paarkümmend aastat hambaarsti juures, ja kui ta siis ühel hetkel ka mõtleb, et vaat nüüd mul on väga vaja, tal on nii häbi, et ta lihtsalt ei julge minna. Täiesti usun, see on päris suur probleem ja see tuleb ka väiksema probleemi puhul, see häbitunne või see, et ega seal ongi nagu raske head nõu anda, et tegelikult siin on küll üks koht, kus võib nagu küsida oma tuttavate käest soovitust hea hambaarsti koha pealt. Kes ei anna hinnanguid. Just, jah, et kui ikkagi näete sellist või keegi soovitab, siis kasutage ja tundke huvi, sest see on keeruline mõlemale poolele, eks. Et ma just mõtlen ise nagu selle peale, et minu põlvkonna hambaarstid on igasuguseid suid näinud, aga võib-olla need nooremad, kes meil peale kasvavad sealt, nemad võivad päris ära kohkuda mõningatel juhtudel ja üsna nõutud olla, ma ei tea, võib-olla ma teen noorematele kolleegidele liiga, aga vahest mul on küll selline tunne, et meil on ikkagi selliseid suid küll, keda saaks nagu näiteks Rootsi ülikooli tudengitele näidata niimoodi õppevahendina ja nad ohkaksid, et et küll siin oleks nagu hea praktikat teha, eks ole, et mida nemad juba ammu enam ei näe. Ja mis mulle endale meeldib näiteks tuua, et 90ndate alguses oli Jaapanis selline olukord, mis ma arvan, et kahjuks meil ei ole uuringuid nii konkreetselt, aga meil on enam-vähem sama situatsioon, kus seal just ka märgati seda, eks ole, et vanuritel ei ole oma hambaid suus. Ja seal tehti selline ühiskonda laialt hõlmav projekt, mille nimeks sai 80-20
ja see ei ole Pareto printsiip, vaid see on siis, et 80-aastasel jaapanlasel on 20 oma hammast suus. Ja nad saavutasid selle vist 15 aastaga. Aga see oli hästi kuidas selline... saavutasid? Jaa, aga see oligi hästi tervet ühiskonda hõlmav projekt, et see hakkas nagu nii-öelda 0-100 kõik need vanusegrupid olid hõlmatud. Ei olnud ainult hambaarstid, vaid oligi see, et erinevad spetsialistid kaasati, riiklikud programmid, nii edasi, eks kaasa arvatud toiduainete tööstus, eks, et kõik hakkasid sellega tegelema ja see tulemus saavutati päris ilusti, päris kiiresti. No kuidas praeguse aja nagu inimestele, kellel juba on hambad käest ära, pärast seda hambaarsti külastust rääkida nii, et see ei kõlaks süüdistavalt, et mismoodi ta edaspidi peaks oma suu tervise eest hoolitsema? Noh, see on niisugune hästi üldine situatsioon, et see nüüd natuke iga indiviidi puhul sõltub, aga võib-olla mis see nagu hea arsti tunnus on võib-olla see, et nagu prooviks seda inimest kõigepealt kuulata, mis tal endal, mida ta ise räägib, mida ta ise tahab, eks, mis on tema eesmärk nüüd täna, et ta siia tuli, eks, et see inimene peaks proovima saada selle inimese ise nagu rääkima. Ja siis selle rääkimise käigus siis välja selgitama, et kas tal on vaja mingeid nõuandeid või tal on lihtsalt vaja natuke aega nagu tuge. Võib-olla kõige suurem mure on tal näiteks hoopis rahamure, eks. Et võtta võib-olla maha see, et meil on tekkinud olukord, kus meil eriti Facebooki ajastul, eks ole, reklaamitakse kõikvõimalikke tervishoiuteenuseid kõikvõimalike hindadega ja kõlama jääb ikkagi umbes nii, et ainus ravi on implantaadid ja põhimõtteliselt suutäis implantaate, et see on siis nagu autohind. Et tegelikkus ei ole ju selline, et see on ainult üks äärmus, et variante on teisi ka. Ja selleks, et oma suu tervist parandada, ei pea kulutama mingeid sadu tuhandeid, eks ole, isegi mitte 10 000. Aga praegu kipub ikkagi olema nii, et kui ikkagi suus ühtegi hammast ei ole, siis selleks, et seda olukorda taastada, ikka 1000 eurot läheb ära küll. Aga siis on selline suust ära käiv protees? Jah, just. Aga see on ka ju olukord, et kui sa oled ikkagi 50-aastane ja sul ei ole praktiliselt hambaid suus, siis ma arvan, on see parem olukord nende proteesidega kui üldse ilma. No, kui te nagu üldse mõtlete selle eestlaste suu tervise peale, siis mis see nagu esimene asi on, mida me nagu ühiskonnana võiksime nagu mõtteviisis muuta? No minu suur unistus oleks, et kui me jõuaks sinnani, et kõik inimesed saaks aru, kui tähtis on hambade vahede puhastamine. Selline lihtne oluline asi. Lihtne oluline asi, jah. Et see on meie põhiprobleem täna, et ka need patsiendid, kes käivad regulaarselt, on kõik hästi selles mõttes, et nad pesevad regulaarselt hambaid, aga nad siiralt tunnistavad, et see hambavahede puhastamine, et see ikka läheb meelest ära ja ma teen seda ülepäeviti ja kord nädalas ja nii edasi. Et kui me jõuaks sinnani, et hambavahesid tuleb iga päev puhastada, oi kui suur muutus see oleks. Aitäh! Hea vaataja kuulaja Lääne-Tallinna Keskhaigla saates Tark arst taskus oli täna külas Lääne-Tallinna Keskhaigla hambaravikliiniku juhataja doktor Krista Vapper ja mis siis ikka, puhastage hambavahesid, peske 2 minutit hambaid ja tegelege rohkem ennetusega, siis on ka hambaarsti juurde vähem asja ja kui lähete, siis õigeaegselt. Kõike head ja kohtumiseni! Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tark arst taskus ja saad tükike mõlemast.